Vaatan, et kellaaeg näitab circa 1 minut veel 11-ni. Nagu ütlesin juba tere hommikust või tere ennelõunat, kuidas kellegile, et ootame veel 1 minutikese ja siis hakkame pihta. Aga kõigepealt ikka veel kutsun üles, vaadake oma kommenteerimise funktsioon üle, et lülitage sisse see, et kõik näeksid teie arutelu. Sest nagu tavapärane on, kutsume ikka üles kõiki kirjutama küsimusi, oma praktilisi kogemusi jagama, et selleks see webinar ka ju loodud on, et me saaksime mõnusalt networkida, omavahel sellist suhtlust hoida. Et kui vahepeal tekib ka siin webinari käigus küsimusi, kirjutage julgelt, lõpus on ka aeg võetud, et vastata. Nii et kirjutage, küsige, arutage, vastake ja loodame, et kõik saavad mõnusalt praktiliselt kasu sellest webinarist ka. Aga minu aeg näitab nii palju, et oleks õige hetk alustamiseks. Et tere siis veel minu poolt, mina Keiu olen Brandemist ja täna siis sellise teemaga webinaris laivis nagu värbamiskampaania häkid. Et räägin teile täna lihtsalt lahti selle, et mis asi on värbamiskampaania, millised võib-olla eelised, et miks on oluline just kasutada värbamiskampaaniat tegelikult tänasel tööturul. Loomulikult, kes on vaadanud varasemalt minu webinare, siis teab, et kuskilt ei pruudu ka numbrid ehk siis natukene statistikat, miks oleks oluline kasutada värbamise puhul kampaaniat. Räägin natukene 3 erinevast funktsioonist, millest kampaania koosneb. Et minu pool võib-olla natukene rohkem teoreetilisem, numbrilisem, aga mul on hea meel, et minuga liitub tegelikult webinari lõpupoole Karina Brandemist, projektijuht, kes siis räägib tööriistadest, nippidest, praktilistest näidetest nii Eestist kui siis mujalt ja viib teid kurssi erinevate värbamiskampaania häkkidega. Usun, et sa oled küll Brandemiga juba tuttav, igaks juhuks ütlen ka üle, et kui sul on esmakohtumine meiega, siis toimetame tööandja mainekujunduse poole pealt, värbamise poole pealt, sisekommunikatsiooni lahendustega, värbame erinevatele positsioonidele, spetsialistidele, juhtidele, tootmisesse, teenindusse, nii et see meie ampluaa on, millega toimetame ja tegeleme. Aga läheme tänasesse teemasse sisse. Veel kord ütlen üle, et avatud arutelu, kirjutage, joonistage, kui õnnestub Zoomis. Nii et vahetage mõtteid ja muljeid. Circa 45 minutit meie poolt kestab. Lõpus on jäetud aega siis küsimusteks-vastusteks, nii et julgelt mõnusalt kasutage seda hommikupoolikut ja lähme vaatame, mis see värbamiskampaania siis täpselt tähendab ja mis ta on. Kui me räägime värbamiskampaaniast, siis mõtlesin võtta hästi lihtsalt ja lühidalt kokku, et värbamiskampaania tegelikult on ju tööandja poolt algatatud protsess ja selle eesmärk on tegelikult julgustada kandidaate vabadele ametikohtadele kandideerima. Et nii nagu tegelikult on traditsiooniline turunduskampaania, üks kampaania vorm, siis tegelikult värbamiskampaania on just suunatud konkreetselt sellele sihtrühmale, keda sa tahad oma ametipositsioonile meelitada ligi, et nad vajutaksid seda kandideeri nuppu ja kandideeriksid. Selle eesmärk on edastada oluline sõnum nendele inimestele, kes võiksid olla potentsiaalselt tulevased töötajad sinu juures ja seda sõnumit tuleb siis avaldada erinevates kanalites. Tavapärane juba täna on see, et ikkagi enamus värbamiskampaaniaid toimuvad veebis. Sisuliselt on tegemist värbamiskampaania näol ju reklaamikampaaniaga. Et reklaamikampaania tegelikult võib olla ju selline kampaania, mis toimub nii välimeedias, digimeedias, sotsiaalmeedias, see võib tähendada videoreklaami, see võib tähendada bännerreklaami, see tähendab reklaami tööportaalides, et põhiliselt täna keskendume rohkem sellisele online poolele ja räägime veebis toimuvast värbamiskampaaniast. Võib-olla üks asi lihtsalt värbamiskampaania puhul, mida ma tahaks üles kutsuda teid tegema, on see, et tegelikult kui teil on värvatav või vakantne ametikoht ja see ei ole selline peidetud sihtotsing, mida peab tegema nii, et ei saa ühtegi avalikku materjali välja tööturule anda,
Et iga kord, kui teil on värbamine tegelikult aktuaalne, siis ma kutsun ikkagi üles kasutama värbamiskampaaniat. Ja mitte ainult seda, et panen tööportaali kuulutuse, jah, see on ka üks osa sellest ja võimalus, aga kui te ei kasuta sotsiaalmeedia poolt, digiturunduse poolt, siis tegelikult te päris nagu palju ahendate seda oma võimalust olla pildis nende inimeste jaoks, kes teile võiksid potentsiaalselt tulevased töötajad olla. Nii et kuna tööportaale külastab võib-olla regulaarselt vähem inimesi, kui näiteks ka sotsiaalmeedia täna on juba täiesti aktuaalne teema, siis te lihtsalt elimineerite oma seda võimaluste võib-olla nagu vaatevälja. Nii et iga kord, kui teil on vaja leida töötaja ja te pole otsustanud teha ainult sihtotsingut, siis tegelikult õige viis on viia läbi ka värbamiskampaania. Ja kui me räägime sellest, et ma ütlesin, et me natuke rohkem keskendume online'i poolele, siis miks üldse kasutada värbamiskampaaniat ja numbrid siit nad tulevad minu puhul ka, et värbamiskampaania online'is on tegelikult oluline just selle mõttega, et tänapäevane kõik see digitaliseerumine meie ümber tähendab seda, et teie lihtsalt kandidaadid on online'is ja veebis. Ja hästi tore uuring on läbi viidud, see on küll juba 2017 aasta lõpus, aga üks teadur on uurinud värbamisprotsessi lõikes rahulolu. Ja rahulolu tegelikult mõjutab hästi palju see, et kui sa kandideerid, siis selline 5–15 minutit on see aeg, kus kandideerijate rahulolu säilib. Et see tähendab seda, et kui kandideerimisprotsess on väga keeruline, väga aeglane, siis tegelikult otsustatakse kas loobuda kandideerimisest või jäetakse protsess lihtsalt pooleli. Nii et kiirus on tegelikult hästi oluline mõjutegur. Mõelge, kuidas kandidaadid oma teekonna läbi teie veebilehele leiavad või jõuavad, kuidas nendeni on kuidas neil on lihtsustatud seda protsessi, et nad saaksid vajutada kandideeri nuppu, oma CV ära saata ja see aeg kõik kokku jääks 5–15 minuti vahele. Sest nagu siin kirjas on, see on väga oluline mõjutegur rahuolu osas. Lihtne kandideerimine, sellest rääkisime, et 60% lihtsalt kandidaate ütleb, et nad on tegelikult katkestanud juba kandideerimisprotsessi puhtalt sellest, et see on keeruline. Mitmeid nuppe, mitmeid klikke, nii et tehke võimalikult lihtsaks. See veebipõhine kandideerimine. Kasutage kandideerimisvormi. Mõelge läbi, mida te kandideerimisvormis küsite, kas alati CV on vajalik. Võib-olla tasub teinekord, hea praktika on see, et näiteks tootmistöölistel ei ole alati CV-d, võib-olla paar täpsustavat küsimust, millele nad vastavad, eesnimi, perenimi, telefon ja see on ka kõik, mis juba tegelikult lihtsustab ja mugandab seda kandideerimise protsessi. Sotsiaalmeedia, no loomulikult A ja O, et kui me vaatasin 2017–18 läbi viidud uuringut just mainekate tööandjate seas, siis tegelikult 91% nendest mainekatest tööandjatest kasutab juba sotsiaalmeedia platvormi värbamiseks. Et see näitab nii mõndagi, nad on oma tööandja turundusega pildis ja tegelikult ka tööotsijad eeldavad juba, et tööandjal oleks vähemalt üks sotsiaalmeediakonto, mida nad saavad kas jälgida, kus nad saavad uudisvoogu vaadata. Nii et sotsiaalmeedia paraku on see, mis on ikkagi täna väga tõusutrendis ja seda näitavad ka need uuringud. Iseenda lõputöös tegin Eesti turul, siis uurisin, et kuidas üldse inimesed tarbivad sotsiaalmeediat töö võib-olla kandideerimise vaates ja tegelikult öeldakse või siis sihtrühmadest naised, bakalaureuse rakenduskõrgkooli lõpetajad ja noored ütlevad, et nad on tegelikult juba sotsiaalmeedias tööle kandideerinud, nad on seal töökuulutusi näinud, et nemad tarbivad juba rohkem sotsiaalmeediat tegelikult kui tööportaale. Nii et sellised avastused siis minu tööst välja tulid Eesti turul ja see on siis tehtud 2020 aasta alguses. Mobiilisõbralikkus loomulikult, et siin generatsioonide üle saab igatepidi vaielda ja kuhu täpselt nad paiknevad, aga mina võtsin siis X, Z ja Y generatsiooni ja nagu te numbritest ka näete, siis 78% tegelikult Y generatsioonist, 73% X generatsioonist ja neid beebibuumereid, nagu öeldakse, 57% kasutab tegelikult nendest mobiili töö otsimiseks. Nii et samamoodi, kui me rääkisime enne lihtsusest ja kiirusest, et kandideerida võib-olla online'is, siis mobiil on ikkagi igapäevane
vahend, mida kasutatakse ka ikkagi tööturul ja töömaailmas. Nii et kui te teete oma värbamiskampaaniaid, siis kohandage ta mobiili jaoks ka, et oleks mugav, lihtne, testige, kutsun üles, sest seda ikkagi lihtsuse ja kiiruse mõttes tööriistana kasutatakse. Ja üks selline tavapärane võib-olla asi, mida ma ka eelmine kord rõhutasin, on see, et jah, see sotsiaalmeedia ongi igal pool ja seal on infot palju ja tegelikult on öeldud, et kuldkalamälu on 9 sekundit ja see on 2 sekundit rohkem kui need või see mälu, mida siis inimesed või 2 sekundit rohkem kui need, kes veebilehte külastavad. Ehk siis see infovoog, kõik, mis on, et me üritame lugeda diagonaalis, me kõike infot nagunii ei hooma, see jää meile meelde, sest uus infovoog tuleb peale. Inimese tegelikult võime keskenduda on väike ja nad kaotavad oma keskendumisvõime juba alates 8 sekundist, nii et mis see meile ütleb, me peame olema ühelt poolt kiired, kandideerimine peab olema mugav, aga me peame ka hästi tabavalt ütlema selle olulise sõnumi välja ja tegelikult sellega siis kandidaati ligi meelitama. Nii et sellised väiksed numbrid teile taustaks ja meeldejätmiseks ka. Kõik see info tuleb teile pärast ka meili peale kenasti. Kui te seda webinari vaatate, saate sealt veel väljanoppeid võtta, kui praegu ei õnnestunud kõik üles kirjutada, meelde jätta, nii et saadame selle poole teile ka. Aga kui küsimusele, miks on vastatud nende argumentide ja statistikaga, siis tegelikult, nagu ma alguses rääkisin, koostabki värbamiskampaania tegelikult 3 suurest alapunktist, käin need korra teie jaoks ka läbi. Et esimene teema on kindlasti sihtrühm. Et kui sinu turundusosakond sinu ettevõttes hakkab ellu kutsuma ilmselt mingi toote või teenuse kampaaniat, siis ma garanteerin, nad raudselt istuvad maha või siis turundusinimene istub maha, mõtleb. Okei, et kes on see inimene, kes tarbib minu toodet teenust, ehk siis kes on sihtrühm, kes ostab. Täpselt samamoodi meie värbajad peaksime võtma korra selle pausimomendi, ütleme, et okei, stopp, defineerime ära oma sihtrühma, keda ma soovin värvata. Ja miks seda teha? See on sellepärast, et aru saada, milliseid sõnumeid lõpuks üles ehitada nendele inimestele ja millistes keskkondades need inimesed on, kus on need kanalid, kus nad seda infot tarbivad, et tööandja kohta just. Ja võib-olla lihtsam näide, et sina pead ka siit alustama, sa pead välja mõtlema, et kas sa soovid palgata oskustöötajat, tippspetsialisti, juhti, kas sa värbad konkreetse oskusega inimest, need kõik sinu sõnumid peavad siis tegelikult vastavalt sellele sisule ka siis pakkuma olulist vastust küsimustele, miks selle tööandjaga liituda, kes see tööandja on. Ja jälle, kui võtta turundusest näide, võib-olla, et mis oleks lihtsam, siis ma arvan, kõige lihtsam näide autotööstusest või automaailmast näiteks, et kui sa oled autoostja, siis me defineerime ka sihtrühma. Üks autoostja on see, kes tahab tegelikult lihtsalt pereautot, mis toimiks, sõidaks, oleks praktiline. Ja siis, kui ma mõtlen, et võib-olla sihtrühm, et kui Škoda näiteks peab endale defineerima sihtrühma, siis ma usun, et pereauto võiks olla näiteks Škoda või Volkswagen turul. Et nende sihtrühmad on siis näiteks pereinimesed, ma ei tea, naisterahvad, meesterahvad, kes tahavad lihtsust, mugavust, praktilisust. Aga siis on näiteks need, kes tahavad seda, et see mootor ikkagi mõrgaks seal kapoti all, et parim varustus, kiirendus, ma ei tea, 0-100 3 sekundit, et siis nende puhul ma arvan, et Ferrari näiteks defineeriks võib-olla oma sihtrühma nii. Ja siin moodne asi on ju, kui me mõtleme tulevikutrendidele, et näiteks Tesla defineerib siis oma seda sihtrühma ilmselt nii, et ta meelitaks ligi ostjaid, kellel on sellised futuristlikud väljavaated. Et kui te vaatate näiteks Tesla reklaame, siis need kõik näitavad loodust, tuuleenergiat, taastuvenergiat, et nii on nemad siis defineerinud oma sihtrühma. Defineerige teie ka, võtke see aeg, alustage sellest, mõelge läbi, kes on teie sihtrühm, miks, sest ma kohe näitan 2 näidet ka, mida me lihtsalt ise oleme teinud. Ma panen see taustaks mängima teile ühe maandumislehe värbamiskampaania online'is, mida me oleme kasutanud. Te näete seda, et seal on oskustöölistele tehtud siis maandumisleht, mis kohe ütleb, palju nad palka saavad, milline on nende ajavahemik, kus nad töötavad, milline on, kes on nende juht, kus nad saavad abi,
milline on see töökeskkond, kus nad siis töötavad, millised on need hüved, miks üldse töötada selles organisatsioonis. Et see on nüüd see, et me oleme defineerinud ära, kes on sihtrühm ja oleme nendele ehitanud üles sellise toreda maandumislehe. Näiteks seesama näide siin, et lihtne oleks kandideerida, siis tegelikult oli maandumis- või kandideerimisvorm, mis ei nõua CV-d, vaid tegelikult ainult palub vastata paarile küsimusele, sisestada oma kontaktandmed. Nii et see on see, miks me oleme defineerinud ära sihtrühma, et üritada nendele üles värbamiskampaania, mis vastab nende ootustele. No ja kui lihtsalt näidata võib-olla paralleelselt siin juurde, et kui me defineerime, et meie näiteks sihtrühm on juhid, siis juhtide puhul on see, et me peaksime kohe vastama küsimusele, et mida nad teevad meie ettevõttes, et Eesti Autorite Ühing näiteks, et mis organisatsioon see üldse on, kellega ma koos töötan, need on need küsimused, mille sihtrühm tahab teada, juhid, spetsialistid näiteks. Mis on minu tööülesanded, mis on minu töö sisu tegelikult, mis on need olulised ootused minule, kui ma tulen seda ettevõtet tegevjuhina juhtima. Et jälle see toon tagasi sinna, et sihtrühm defineerib ära sulle, kui sa defineerid ära oma sihtrühma, siis see annab sulle võimaluse ehitada siia peale sõnum, mida sa öelda tahad sellele inimesele, keda sa värbad ja jälle suunata reklaam õigesse kanalisse, et kus ka tema viibib. Nii et siit ma jõuangi tegelikult selleni, et kui sul on defineeritud ära oma sihtrühm, siis mõtle läbi, mida sa soovid talle öelda. Tekst peab olema loomulikult kõnekas, värbamissõnum peab kõnetama sinu sihtrühma, samas eristuma konkurentidest, aga ka vastama küsimusele, et miks peaks see inimene vahetama töökohta tegelikult täna ja miks ta peaks tulema sinu juurde tööle. Vaatame korra ühte näidet, et miks ma sellist näidet näitan on see, et see on hästi lihtne, see on arendajatele mõeldud, see kutsub üles lahendama põhimõtteliselt ühte viga, mis on siis selles arenduse puhul tekkinud, et see on kasu mõlemale poolele. Kui sa oled arendaja, siis sul tekib selline hasart viga üles leida koodist. Kui sa oled siis ettevõte, kes otsib endale töötajaid, sa saad kontaktid, kui nad seda viga hakkavad lahendama, sest nad peavad need jätma siia ja teisipidi ju majanduslik kasu ka, et keegi lahendab sulle tasuta mõnes mõttes vea ära ja sina võidad sellest põhimõtteliselt selle töö nagu voo, et sinu kood töötab optimaalselt ja hästi. No see oli siis üks kampaania, mis Java arendajatele tehti, et lahenda ära üks baag, sul on 1 minut selleks ja kui sa 1 minuti jooksul lahendad ära, siis tegelikult tööandja ka annab sulle selle eest niinimetatud töötasu. Ja tööandja lihtne sõnum, lihtne tegelikult mänguline lahendus, kogus kontakte ja selle pinnalt pärast siis mindi juba edasi suhtlusesse, kas sa sooviksid meile ka tööle tulla. Teine näide on mul ka arenduse vallast, aga miks see on siia toodud, on sellepärast, et see on hästi lihtne, tegelikult visuaalselt on öeldud ära sellele sihtrühmale. Meie tuleme Euroopasse, tuleme sinu juurde ja see on tegelikult jälle arenduse poole pealt. Sõnum on see, et tuleme Euroopasse ja varastame ära need nohikud, kes siis arendusmaailmas töötavad. Austraalia ettevõte tegelikult reaalselt tuligi Euroopasse, sõitis kohale, nende eesmärk oli 15 päevaga saada 15 arendajat, nad tegid kohapeal on-site intervjuud, andsid kohe tagasisidet ja see oli väga edukas kampaania, mis siis käima tõmmati ja siin oli ka see visuaal ja sõnum mängisid hästi tugevat rolli, et neil oli väga hästi see üles ehitatud oma sihtrühma jaoks. Ja võib-olla lihtsalt millele veel tähelepanu pöörata, kui see sõnumit üles ehitada oma sihtrühmale, et teinekord ei pea see sõnum olema üldse keeruline. Et ütleme nii, et ära unusta seda, et keskmiselt veebilehes loetakse circa 28 sõna ainult, et kõik sellest materjalist, mis sa üles ehitad. Siin ma arvan, et sa suudetakse ära lugeda 100% sõnadest ja see on Eestis, siis otsiti logopeedi ühte lasteaeda, nii et väga vahva kampaania jälle teisipidi. Et siit väike väljavõte, ära unusta ära, mida ja kuidas sinu sihtrühm tarbib. Vähem on tegelikult rohkem sõnumitena, nii et mõtle, kui sa hakkad kirja panema siis värbamiskampaanias sõnumeid. Ja viimane pool, loomulikult kanalid.
et sul on siis sihtrühm, sul on alla välja mõeldud olulised asjad, mida sa tahad öelda ja nüüd sa peaksid teadma, et millistes kanalites sinu sihtrühm viibib ja kus neid sõnumeid levitada. Kanalite puhul on see, et sa pead loomulikult proaktiivselt tegelema. Maailmas on väga palju igasugust datat ja andmeid. Kui sa guugeldad oma sihtrühma, siis ma usun, et õigete märksõnadega sa leiad toredaid tabeleid, kus su sihtrühmad viibiksid. Aga näiteks ma julgustan siin kasutama Facebooki, et kui sul on Facebooki statistikat just ülevaadet sellest, kui sul on ettevõttel oma Facebooki leht, siis seal on väga palju infot, et just selle kohta tegelikult, et kuna su sihtrühm viibib seal keskkonnas, kuna ta jälgib sind, sa saad vaadata, millisel kellaajal ta tegelikult jälgib sinu ettevõtet, siis mis võib-olla niisugused tüüpi postitused on populaarsed, loomulikult video on täna väga suur teema, et sa saad tegelikult selle läbi kaardistada oma sihtrühma. Ma kutsun üles ka näiteks seda, et kui te teete MailChimpiga mingisugust kandidaadisuunalisi uudiskirju, siis jälgige seal statistikut, kui palju avatakse e-kirju, sest et ka MailChimp genereerib optimaalse kellaaja, et mis aegadel su sihtrühm midagi avanud on ja pärast õnnestub sul tegelikult ju saata neile siis õigel kellaajal õigeid sõnumeid, et avamise reit oleks kõige suurem ja klikitaks kõige rohkem siis sinu seda töökuulutust või infot, mida sa saadad neile. Ja võib-olla väike näide lihtsalt maailmast, et ma tõin teieni, Karina pärast räägib kanalitest natuke rohkem Eesti kontekstis, aga selline proaktiivne värbamine jälle natukene generatsioonide lõikes, et see on nüüd küll maailmaturg, aga nagu me näeme siit võib-olla sellelt jooniselt, siis minu arust Eesti turgu vaadates me ei ole kasutanud ära sellist LinkedIni potentsiaali. Et maailm on alati võib-olla väikese sammu võrra ees, sest LinkedIn on seal tulnud parem kasutusele kui Eesti turul, siis hästi suur hulk tegelikult erinevaid positsioone, erinevaid generatsioone, just generatsioone on siis LinkedInis ja tarbivad tegelikult seda nagu erinevate positsioonide, vakantside infot ka seal. Et Facebook, Instagram, LinkedIn on kindlasti Eesti turul need teemad, mida kasutada ja mitte jätta kasutamata ühtegi potentsiaali võib-olla selle poole. Kuulge, aga minu teoreetiline pool kiiresti läbi vuristades, loodan, et saite mõned märkmed kirja endale, on siinkohal võib-olla otsakorral ja tahakski just pigem selle teise poole webinarist keskenduda sellele, et rohkem siis praktilisi näiteid, neid tööriiste, häkke, nagu me ka välja lubasime, anda teile. Ja seda tegelikult räägib minu hea kolleeg Karina Brandemist. Tema siis toimetab kommunikatsiooni vallas ja ma kutsuksin ta endaga siia liituma. Võtan ära slaidid, läheme suurele ekraanile ja siis kutsun ka üles veel, et kui teoreetilise osa poole pealt jäi küsimusi, küsige. Ja kui Karina vestluse käigus ka tuleb siis mingeid küsimusi, siis lahkelt kirjutage ja pange oma mõtted kirja, saame vastata. Kui kohe siin kõigile ei õnnestu vastata, siis kirjutame teile pärast vastused näiteks selle jätkukirjaga. Aga Karina, mulle lahke liitu minuga ka siinpool, et lihtsalt kui kohe panen teid meie video peale, nii et kohe jõuan. Nii. Tere Karina, tere teistele külastajatele ka, kes meiega siin liitunud on. Et võib-olla lihtsalt kahe sõnaga, et ma ütlesin, et sa oled projektijuht Brandemis, millega sa igapäevaselt toimetad? Ja, ma siis tegelen värbamismaterjalide loomisega, ühtlasi ka kommunikatsiooniprojektidega ja tööandja turunduse sõnumite strateegia poolega samuti, et selline kombinatsioon. Nii et sa oled up to date või igapäevaselt kursis, mis toimub online'is, nende kampaaniatega, millest me just rääkisime. Väga hea, ma palusin sul mõned küsimused ette valmistada, aga võib-olla lihtsalt esimene teema, mida ma tahaks küsida, et kuna me siin ka postitasime polli Facebookis, küsisime, et mida siis webinariga või mida üldse kuulajad tegelikult tahaksid teada,
et siis ma tean, et alati on peavalu see, et noh, et kui peaks hakkama nüüd midagi nagu kujundama, võib-olla mul on piiratud eelarve, ma pean seda tegema ise või võib-olla ma ei tahagi teinekord näiteks kaasata kedagi välist partnerit, et ma tean, et sina kasutad kujundamiseks erinevaid keskkondi, et mis on need keskkonnad, mida sa kasutad, et kas need on tasulised, kas need on tasuta, kuidas see pool on? See, mida ma kõige rohkem kasutan ja mis on ühtlasi tasuta, on canva.com. Selline keskkond. Saadame pärast need on ju meiliga. Ja meiliga saavad kõik linkid saab ilusti kätte, aga canva.com just selline, et seal on esiteks põhjad olemas, tasuta põhjad, mida saab kasutada, aga saad ka täiesti ise luua. Väga lihtne on luua elemente, saad ise enda pilte lisada sinna või näiteks ikoone, ka teksti, erinevad fondid, kõik stiilid, asjad on olemas ja seal on hästi lihtne, lihtsalt klikidki selle tekstile või pildile peale ja nüüd niimoodi disainida, luhistada seal, et ei ole vaja üldse keerulist mingit tutoriali või õpetust kuskilt läbi lugeda, et see on hästi kasutajasõbralik. Seda kasutan kõige rohkem. Siis on teine sarnane lehekülg nagu befunky.com, mis on väga, täpselt sarnane Canvale, lihtsalt teine platvorm, samuti tasuta, et vastavalt siis sellele, kes ennast millisel platvormil mugavalt tunneb. Kuhu sa ise rohkem soovitad? Kasutajasõbralikumuse poole pealt võib-olla? Kuna ma olen ise nii palju teinud Canvaga, siis ma soovitan Canvat esimesena vaadata. Kui see ei meeldi, siis liikuge järgmise juurde ja vaadake, kuidas see on. Sest Canvas samuti saab luua elemente. Et seal ongi näiteks kolmnurgad või ringid või midagi, värve saab vahetada seda, et kui läbipaistev see element on, ehk siis igasuguseid põnevaid asju. Aga ikoonid, asjad, et meie kasutame ka oma maandumist hästi palju, et kas seal või kuskil mujal? Ikoonide jaoks ma kasutan sellist kohta nagu icons8 ehk siis icons8.com, kus saab ka tasuta otsida neid ikoone. Näiteks ongi, kui on vaja mingite värbamisargumentide juurde väikest sellist visuaali, siis need on nagu väga head, sest see on tavaliselt ühevärviline, ei pea mingit pilti midagi lisama, et liiga keeruks asja teha. Ja seal saab ka värve vahetada, et kui teil ongi kindlad ettevõtte värvid, siis saab selle kohe sinna panna selle hex koodiga, no see guugeldage, see pole keeruline. Ja siis, et see on hästi mugav. Siis freelogodisign.org on ka selline koht. Ma seda ei hakka üles kirjutama, see on nii pikk. See on pikk, aga saadame jälle kõik lingid asjad. Aga mis sa seal teed või mis see freelogo? See on umbes selline, et kui teil on näiteks väga, või kui sul on väga kindel soov mingit kindlat ikooni, seal saab tehniliselt ise ikooni luua, sest seal saab ka erinevaid kujundeid teha ja kokku panna ja tehniliselt seda nagu logo, seda reklaamitakse kui logodisaini platvormi, aga seda saab läheneda loominguliselt ja siis teha ükskõik ise, milliseid kujundeid soovid. See on ka lihtsalt üks variant, et kui jälle mõni nendest siin ei sobi, siis saab seda järgi vaadata. Väga hea. Ma tean, et tegelikult need on kõik inglisekeelsed keskkonnad on ju, selles mõttes nagu ilmselt on ka YouTube'is olemas mingisugused õpetused, saab vaadata, kuidas toimetada, kuigi ma olen... Kusjuures Canva on eesti keeles. See on osaliselt, see on naljakas, see on selline, mis on pooleldi nagu ära tõlgitud ja pooleldi üle, aga see on eesti keeles ja seal on mallid ja fotod. Väga hea. No me kasutame ka erinevaid platvorme nende maandumislehtede ülesehitamiseks ka, et nüüd Canvas otseselt, et seal saab töökuulutusi teha, kas värbamismaterjale teha, olen ise ka teinud, on ülimalt lihtne ja mugav minu arust. Teisi keskkondi mina isiklikult kasutanud ei ole, aga väga põnev, vaatan järgi. Aga ma tean, et eestikeelseks kasutuseks tegelikult värbamistarkvara poole pealt, et me ise kasutame Recruitlab ja ma tean, et seal on see funktsionaalsus olemas, jälle mugav eesti keeles. Et seal saad ka maandumislehti üles ehitada. Need on need samad, mis sa tegelikult näitasid ka siin, need eelmised näited. Just, et seal on ka hästi lihtne, sest ongi, kui isegi need tekstid, mis sinna praegu ongi positsioon ja nii edasi, siis kui sa alustad selle tegemist, siis sinna on kirjutatud lihtsalt kirjuta siia positsioon, et seda on hästi lihtne kasutada, kirjutadki kohe selle, mis juhend seal ees on, lihtsalt kustutad ära, saab pilte lisada, saab neile sellise värvikatte, sellise läbipaistva värvikatte ka lisada juurde, et oleks ka jälle ettevõtte värvides. Ja seda on tõesti hästi mugav kasutada kogu info, kui on olemas, siis
panedki 20 minutiga maksimum, paned need asjad sisse ja põhimõtteliselt on valmis. Ma tean, et ma ise olen 2 näidet näinud sinu poolt, et üks on vist Töötukassa leht, mis on üles ehitatud ja teine oli Riigikantselei leht, et kas neid võib jagada ka näiteks, et kui keegi huviline on ja tahaks ise näppida ja hakata tegema, et siis võib. Siis saab vaadata jah. Kuidas hinnastamisega lood või mis see? Backupikud on siin sosistanud, et esimesed 2 kuud on tasuta, saab kasutada seda. Et kellel on huvi, võib lihtsalt järgi proovida, ei ole kohustatud mitte millekski. Et kui on vakantsi või ei ole vakantsi, siis ühesõnaga saadame selle info ka, saate proovida, et võib-olla loote mõned elemendid, ikoonid ja siis tõmbate sinna näiteks ümber. Teine teema, mis sealt nagu mul on alati välja tulnud, kui ma räägin kas värbajatega või kellegiga, kes värbab kuskil, on see, et kirjutamine. See on paras peavalu igate pidi olnud. Ma tean, et sina oled selline väga hea kirjasulg, sinul on teema ette ja õhtuks on, ma ei tea, romaan kirjutatud või indikõne. Aga et mida sa kasutad selle jaoks peale oma loomingulisuse? Ja hästi tihti on see probleem ka, mis ma olen näinud kuulutuste puhul, et kasutatakse sõnakordusi või kogu aeg on see sama väljend konkurentsivõimeline palk. Et hästi kasulik on seal inglise keeles tesaurus, võib-olla olete kokku puutunud, aga eesti keeles on ka selline väiksem versioon philosoph.ee. Kui te isegi kirjutate Google'isse eesti keele tesaurus, siis te saate selle lingi kohe esimesena ja sünonüümi sõnastik põhimõtteliselt online'is. Hästi kasulik, kõiki sõnu seal muidugi ei ole, aga vahel just täpselt sellised lihtsamad sõnad, mis on kogu aeg, et palk kasutaks äkki vahel tasu või jah, ühesõnaga, et sealt on hästi hea. Sealt mulle tundub see ka, et ma olen ise kasutanud ka samamoodi, ma kasutan seda siis, kui ma kinni jooksen tavaliselt mingite sõnadega, sest seal on ka lahti selgitatud teinekord pikemalt ja siis hakkab mõte tööle, et kui sa vaatad nagu seda sõna, vaatad, kuidas see lahti on kirjutatud, võib-olla on seal mingit metafoore kasutatud, et siis teinekord ma olen nagu sealt võtnud selle šnitti. Ja sellest me jõuame järgmiseni, eki.ee, Eesti Keele Instituut, seal on, mina kasutan seletavat sõnaraamatut ka vahel, et panengi selle sõna sinna otsingusse ja siis ma saan seletuse, mida see tähendab, sest seal mõnikord definitsioonis on ka mingisugused sõnad, mida saab kasutada või siis kasutadki äkki tervet definitsiooni, teistsugune sõnastus kuulutusele, et see on ka võimalik. Pluss neil on keelenõu telefon, kust saab näiteks grammatika osas kokku-lahku kirjutamine, küsida nõu ja neil on samuti keelenõu VAK, ehk siis kus on juba olemas teatud grammatika sellised, ühesõnaga foorumi vormis või niimoodi reeglid, aga kui sealt ei leia, siis saab alati helistada, et kasutame ise ka seda väga. Jah, ma olen kuulnud, et nad on väga toredad töötajad seal, kes vastavad, räägivad sinuga ja arutavad lahti ja tegelikult on ka selle puhul, et kui me teinekord ei oska vist ka nagu hästi palju inglisekeelseid sõnu on tulnud ju kasutusele, et siis nad teinekord aitavad ka sellega, et kuidas see mismoodi võiks. Ja vahel on hea kontrollida, sealt saad kontrollida, et kas see laensõna on eesti keeles ka nagu olemas, kas ta võib kasutada, muidugi alati võib, aga põhimõtteliselt, et kas see. Ja siis ma tegelikult palusin sul eeltööd teha, nüüd see on see koht, mida sa natuke ette valmistada, et palusin sul eeltööd teha kanalite osas, et me rääkisime enne ka siin sihtrühm, sõnum, kanal, et ma tean, et kanalite puhul Eesti turg on natukene me natuke oleme võib-olla teadmatuses, et ma tean, et sa tegid kõvasti eeltööd ja sa tegid kõvasti ilusaid jooniseid siia. Et vaatame, mis siit välja paistab ja kuidas sa kaardisid need samad 3 erinevat siis kanalit ära. Just Facebook, Instagram ja LinkedIn, ma panin nad nüüd lihtsalt populaarsuse järjekorras selles mõttes, et kui palju inimesi, Eesti inimesi just praeguse oktoobri seisuga siis kasutavad neid erinevaid platvorme. Kõige populaarsem rohkem kui pool Eesti elanikkonnast on Facebookis 785 000 inimest. Ja ma panin siia ka protsentuaalselt siis kõige, et milline vanuserühm siis kasutab seda kõige rohkem ühesõnaga. Et Facebookis 46% on 25–44 aastasi ja siin ei ole, see pole mingi vanuselise diskrimineerimise mõttes, vaid just pigem see, et nad on kõik töötavad inimesed. Nende puhul on siis Facebook selline eelistatud kanal, ühesõnaga see on see, mida peaks oma sõnumi levitamiseks kasutama. Just. Ja siin ka läheb tegelikult ongi umbes 50-50, et 23% on siis 25–34 vanuses ja 34-44 on ka siis umbes sama, et nad lähevad just niimoodi pooleks. Mis puudutabki siis inimesi, kes võib-olla tööturul alles alustavad või on natuke teinud olnud ja siis need, kes on juba kogemusega.
Instagram ei ole väga nagu, ma tundub, et seda ei kasutata väga kanalina nagu väga palju. Kuidas sina tunned turu mõttes või kas sa ise soovitad kasutada või kuidas nii palju, kui ma olen tööturul näinud ja teinud ka sellist konkurentide kaardistusi ja selliseid asju, siis tegelikult noortele suunatakse seal palju reklaami. Ma ise saan seal reklaami tavaliselt just selliste junior positsioonide kohta, sest vaadataagi siin 60% on 18–34 aastasi. Mul on siin veel välja kirjutatud, et jah, 27% on kuni 24 aastased ja 25–34 on 34 aastasi on 33%. Et pigem nagu siis 18–34 vanuserühm, et neid on seal ja neile võiks seal ka tööalast reklaami siis suunata. Just, ja seal on Instagramis on nagu põnev see ka, et saab nii postituse reklaamina kui ka siis story'd on seal, mis Facebookis ja LinkedInis on nüüd ka olemas, aga Instagramis see story läheb vahel isegi rohkem peale kui see tavareklaam, et seal lihtsalt need vormid on hästi nagu huvitavad. Instagramis me oleme kohanud ka teinekord seda, et kui me vaatame ka konkurente näiteks ettevõtte puhul, kes omale ametikohta tahab täita, siis tihtilugu on see, et pannakse ka hashtag. Ja mis hashtagidega nagu juhtunud on, et kui me siis paneme mingi toreda üldise hashtagi sinna, et siis võib olla niimoodi, et ühel teenindusettevõttel on sama hashtag, võib-olla ühel IT-ettevõttel on hashtag sama. Et hashtag meie inimesed on hästi üldine, pange alati hashtagi juurde siis enda ettevõtte nimi ja siis näiteks meie inimesed või meie brand või midagi sellist, et see võiks kindlasti olla personaliseeritud ja tõmmatud niimoodi nagu fokuseeritud ettevõtte nimega, et siis on see, et see tuleb kindlasti välja ja julgustage enda töötajaid seda hashtagi kasutama. Kas Instagram võiks olla see keskkond, kus ka natuke videot rohkem, et sa ütlesid story'd on ju? Ja absoluutselt video ilma helita. Mis just, et väga vähesed ja see on Facebooki kohta käib ka, et tegelikult ilma helita videosid vaadatakse enamasti ilma helita ja seega, kui on seal isegi mingid kõned, siis panna see subtiitritena juurde. See on väga selline nutikas tipp, mida kasutada. Okei. Ja viimaks on see toodud välja siis LinkedIn. Siin on küll kõige vähem inimesi 245 900 oktoobri seisuga, aga võrreldes eelmise aastaga see on kasvanud 32 000 inimese võrra Eestis siis. Et tegelikult on kasvamas ja hakkame sörgime järgi selle muule maailmale. Ja seal on huvitav, et tegelikult 61% 25–34 aastasi on seal. Et väga suur osa üle poole siis on sellised võib-olla nooremapoolsed, võib-olla natuke vähem kogenud kui siis 34 pluss inimesed, kes on tööturul kauem olnud. Kuigi seal 34 pluss inimesi on ka üllastusväärselt nagu palju tegelikult minu arust. 20% isegi, et ongi just, et kõige suurem osa moodustavadki nemad, pluss siis kuni 44 tuleb siia veel 20% otse, et siis üle 80% on just... On 25–44 nagu vanuses inimesed seal, kes tegelikult tööturul väga kindlasti... Ja LinkedIn on tekitanud vahel palju küsimusi just, et miks seda kasutatakse, sest et seal leiab inimesi, kes töötavad positsioonidel, kus ärisuhete loomine on tähtis ja just suhete loomine, et siis sellised müügi, turundus, personalivaldkond kindlasti. Fintechid, IT-d on ju selline. Acceleratorid, startupid, sellised inimesed, kes projektijuhid, inimesed, kes tegelevad hästi paljude erinevate asjadega ja nende jaoks on tutvused tähtsad. Aga see on ju huvitav, et kui ma ise ka vaatasin nagu aasta alguses seda LinkedIni baasi, siis tegelikult see kasvab jõudsalt, et nagu 10 000, 20 000, 30 000, et need numbrid tegelikult lähevad üles. Ja nii nagu ma ütlesin teooria poole pealt ka, et kui vaadata nagu seda graafikut, mis minul ees oli, siis ma arvan, et LinkedIn annab meile ka natukene nagu sellist suunda ette, et mis Eesti turul on. LinkedInis ainuke mure vist on see, et ingliskeelsed reklaamid. Seal on kõik see eestikeelset platvormi ei ole. Ta ei ole eestikeelsena, et see ongi võib-olla see, mis natukene nagu hoiab tagasi inimesi üleüldiselt. Aga ma eeldan, et mida rohkem siin kasutajaid juurde tuleb, siis üks, et see tehakse kindlasti. Eestikeelseks ka, seda tasub siis vaadata. Väga hea. Facebooki puhul võib-olla lihtsalt see, et üks asi on jah, et kui me postitame ja me paneme oma ettevõtte alt info liikvele, siis tegelikult kindlasti tasub ikkagi teha ka tasulist reklaamihalduriga ehk siis fokusseerida oma sihtrühmale
ja miks, sellepärast, et Facebook ikkagi genereerib sulle nagu märksõnade põhjal väga hea valimi ja ta hakkab siis oma algoritmiga tegelikult pommitama siis vastavalt sinu sihtrühmale inimesi, et noh, ma ei tea, oled sa saad ju tegelikult seal taustal panna igasugused kriteeriumid, et mis on sinu haridus. Milliseid lehti, millise valdkonna mingid lehti keegi on laikinud, milliseid postitusi nad laigivad vastavalt sellele. Facebook ise automaatselt sihib siis seda sihtrühma. Et saadab sinule seda tööpakkumist, asukoht, et vanused, sood, kõik asjad on seal juures, et mida sa saad ise tegelikult ju siis profiilis kirjeldada ja panna suunatud reklaam liikuma siis selles suunas. Väga hea, super. Kanalites osas on meil ka ülevaade olemas, et võib-olla lihtsalt viimane teema, ma vaatan vahepeal korra, kas meil chatis on tekkinud küsimusi. Et kui ettevõttel pole võimalik kasutada erinevaid sotsiaalmeediakanaleid kampaania läbiviimiseks, siis mis võiks olla alternatiiv lisaks tööportaalidele? Et sa mõtled nüüd ilmselt online'is, et ei ole võimalik kasutada sotsiaalmeediakanaleid. Mis on alternatiiv tööportaalidele? Üks variant ongi see, et sa teed nagu maandumislehena oma selle kuulutuse ikkagi. Ja näiteks, et üks on see, et see tööportaalid on aga tegelikult seesama, et sa ei pea alati ju, et sa ei pea minema massiliselt välja, vaid sa saad suunata ka nii, et sa Google'ist näiteks otsid erinevad kontaktid. Kui sul on ka näiteks sihtotsingu poole, mida me kasutame, on see, et sul on sihtotsing, sa otsid välja kontaktid tegelikult, sa kasutad selleks näiteks LinkedIni, Facebooki ja siis sa teed tegelikult masskirja näiteks. Ma just võtsin selle peale. Et masskirjana saadad välja ja saadad näiteks masskirjas selle oma lahedalt giftilt disainitud just sellele ametikohale spetsiifilise maandumislehe. Ta klikib sinna, ta kandideerib sealt, tal on mugav, lihtne kandideerimine. Et ma arvan, et see võiks olla, et kontakti või näiteks ka talendipank, kui sul endal on olemas, samamoodi talendipanga kaudu saad ju tegelikult saad. Tuleb sul veel mingi ja oma töötajad, tööandja brändi saadikud, jagada nendega juba sisemiselt informatsiooni, et hei, et me otsime sellist inimest sellisele positsioonile, et kandideeriga sisemiselt või siis saatke oma sõpradele edasi. Ja kui teil on sellised usinad ja truud ja entusiastlikud töötajad, siis võib-olla nad oskavad soovitada kedagi oma kanalites, kui nemad oma kanalites jagavad, siis loodetavasti see ei ole probleem, et siis just nagu tutvuse kaudu on võimalik ka hea kvaliteediga kandidaate saada, ma arvan, et see on üks variant jälle. Väga hea. Aga võib-olla üks teema veel siia lõppu, lihtsalt selle nagu kokkuvõtte jooksul on see, et me tegelikult see mängustamise pool, et kui need meediakanalid tulevad pilti, sotsiaalmeediakanalid tulevad pilti eriti, et siis tihtilugu ma seda kuldkalamälu juba rääkisin, et siis, et köita üldse tähelepanu, siis mängustamislahendused on need, mida tegelikult kasutatakse. Võib-olla ma olen liiga sotsiaalmeedia keskne, ma tean, et kasutatakse ka mujal mängustamislahendusi ja ma tean, et sul on mõned näited selle kohta, et kas sa tooksid meieni, kas sa jagaksid meiega mingeid näiteid, mida on kasutatud mängustamise puhul, et köita siis nende potentsiaalsete kandidaatide tähelepanu, et nad üldse hakkaks mõtlema, et kes see tööandja on, kuidas sinna kandideerida ja mis nad endast nagu kujutavad. Ja ma kohe ruttu siis räägin hästi lühikeselt sellest sotsiaalmeediakanalitest ja siis liigume edasi, aga Facebookis ja tegelikult LinkedInis saab ka teha nüüd reaktsioonidega mängimine on kõige lihtsam mängustamise viis. Pannagi pilt ja üleskutsega, et pane süda, kui su meelest töökohas on paindlikkus on tähtis, pane like siis, kui miski muu on tähtis, et see juba lihtsalt see, et see kandidaat ei ole lihtsalt oma kandideerima, vaid ta saab veel lisaks midagi teha, reageerida näiteks, see on kõige lihtsam variant. Miks sa peaks reageerima? Või kuidas see reageerimine, et millele see kaasa aitab või et miks seda nagu aktiivistada? Postitus saab populaarsemaks, mida rohkem like asju, reaktsioone sinna tuleb ja seda kaugemale ta tegelikult levib, sest kui sa likeid oma postitus, siis su sõbrale tuleb ka see sinna uudiste voole, et hei, see inimene likeis seda postitust, äkki meeldib sulle ka. Ja Facebooki enda algoritmid siis tegelikult võtavad sellest kinni ja siis võimendavad. Saadab sarnastele sõpradele, sarnase profiiliga sõpradele tegelikult. Okei, et sellepärast nagu neid reaktsioonid. Aga need reaktsioonid jah, et kas see Facebooki mängistamine, ma tean, et mingil hetkel oli ka see, et kingime midagi ja loosime välja, et
jah, see on ka alati hea, et seda hästi tihti kasutatakse seda just, et jaga ja siis tag'i oma sõber kommentaarides, kes võiks näiteks sobida sellele ametikohale ja siis, kui sa seda teed, siis osaled ka loosimises. Ongi mõnikord on igasuguseid väikeseid kingipakke ja asju jagatakse, et see on ka selline... Facebookis väga ei tolereeri seda, aga ta nagu, see on selline küsimus alati aga proovida ju võib, et ma arvan, et pilootprojektil ühe korra vaatab, kuidas läheb, saab statistikat järgi vaadata ja kui tasub ära, siis miks mitte. Väga hea. Okei. Ja siis... Ja siis näiteks karjäärilehtedel ka näiteks võib teha ettevõtte sellise väikese testi, et koosneb näiteks 5 küsimusest, et kas sa sobid meie ettevõttesse tööle ja see küsitaksegi väärtuste ja sellist eelistuste. Sul on karjäärileht, mina satun sinu karjäärilehele, näen, et seal on mingisugune mängustamise lahendus, see on siis see test, on ju. Ja siis klikin seal, teen need läbi ja siis ma saan mingi tulemused. Just, saad tulemused ja siis sa ilmselgelt paned lõppu oma meiliaadressi, et me saaksime sinuga hiljem ka... Okei, ma saaksin tulemused üldse, siis sa paned meiliaadressi. Ja ma tean, ma kohtasin seda värbajana, oli väga põnev. Ma ütlen, Bamboo HR-il oli mingi hetk selline kampaania, kus nad siis defineerisid värbajaid läbi ninjade ja siis me kogu tiimiga tegime selle läbi, kõik loomulikult oma e-mailit panid ka, sest me tahtsime teada, et milline värbaja ma olen, et kes on superstar värbaja, kes on see numbri värbaja, kes on mingi kung fu värbaja seal, et kes ei peatu millegi ees, et väga kihvtisti oli tehtud, kus väga lahedalt oli üles ehitatud, et võib-olla kui tahate, siis vaadake, Bamboo HR-il oli see kampaania mingi hetk ja Eesti turul on ka tegelikult, ma mäletan, et selle ühe näite vist toonud, et kas panganduse poole pealt just, oli Luminoril, vot sama oligi, et kui sa hästi sa sobid tiimi, et seal oli ka täpselt seesama, et tegelikult see ei olnud otseselt nagu personaliseeritud kui mingid ninjad või midagi, aga just jah, et vastasidki erinevatele küsimustele. Vastasid küsimusele, kuidas sinu sobivus mingile ametikohale ka on see pool, okei, testide pool, mis see? Aga siis veel tegelikult ei pea kõik online'is olema, võib-olla ka füüsilisel kujul, praegu meil küll väga messi ja asju eriti ei toimi, aga tehniliselt värbamismaterjalina meie CMA CGM-ile tegime sellise väikese bukleti sõnumitega, aga selleks, et neid sõnumeid kinnistada inimestele, kes seda võib-olla loevad ja et mitte lihtsalt raisata paberit ja tinti, siis me lisasime ka sellised väikesed mängud sinna iga sõnumi juurde, et siin sa näiteks saad, kuna tegemist on siis laeva logistikaettevõttega, siis saad ühendada siin, millised laevad millistesse sadamatesse lähevad ja samuti ka näiteks ristsõna ja selle ristsõna lahendussõna siis on üks nende sõnumite sellisest võtmesõnast. Et kui sa teed selle ise motoorselt ka läbi, siis asjad kinnistuvad sulle paremini ja samas sul on põnev, natuke põnevam kui lihtsalt mingisugust sellist bukleti lugeda. Et jah, füüsiliselt saab ka täiesti seda mängustamist efektiivselt ja põnevalt kasutada. Kus nad kasutavad seda bukleti? Nii sise- kui väliskommunikatsioonis, et just väliskommunikatsioonis karjäärimessidel, aga samas ka kõik töötajad said need. Sest kuna me tegime selle strateegiaprojekti täiesti algusest ja lõime just need uued sõnumid, siis need olid endale töötajatele ka uued ja siis aitasimegi välja mõelda lahendusi, kuidas võiks neid kommunikeerida, ehk siis videote ja animatsioonile lisaks, mis me tegime, siis selline väikene mälestusbuklet ka. Ja miks nad kasutasid väärbamise puhul ka, et kui tuli kandidaat, kui veel oli see kõlab nagu oleks aastaid tagasi olnud, kui veel oli face-to-face või näost näkku kohtumised, et siis ka neid jagasid ja sai igasugused punktikesi ühendada ja ristunu teha. Checklist on seal isegi, et kui sa tahad sisemiselt karjääri teha rahvusvaheliselt, siis mida ma pean esimese, teise ja kolmanda sammuna tegema. Et jah, täitsa nagu selline, üritasime seda võimalikult praktiliseks teha, et see on nagu notebook veits, või tähendab märkmik. Kas maailma mastaabist, ma mäletan, et tõid kunagi mingi pitsa näite ka? Jaa, Domino's on selline pitsa, ta on nagu Eesti Peetri pitsa, selline tuntud ja neil oli ka värbamiseks, et sa said sellise väikese mängu läbi teha, tegid seal, olid pizzakokk, et tuli tellimus ja siis sa valid seal, et taigen ja siis tomatipasta või see bechamel ja siis paneme sinna juustu ja muid asju peale.
et sai täitsa teha, et see oli selline juba nagu kõrgema taseme arendus, et see oli täitsa äge mäng. Ja selle sama mõte kõik see, nii nagu ma enne tõin selle arendaja näite, et otsi üles see viga koodist, et on ikkagi lõpuks see, et saada see kontakt kätte, et nii nagu see küsimus ka tuli, et kui mul ei ole seda võimalust võib-olla sotsiaalmeedias nagu boostida või nagu postitada teda sinna, et siis jah, sa jõuad näiteks neid asju saab ka saata üksteisele, neid ilmselt nagu ikkagi saadetakse ja saad selle kontakti kätte tegelikult ja lõppeesmärk ongi see, et selle kontaktiga lõpuks ühendust võtta ja seeläbi teda ka värvata. Aga väga vahva, jää minuga veel siia, et ilmselt tekib veel küsimusi võib-olla meie kuulajatel, nii et häkkide poole pealt kokkuvõttes erinevad kanalid, mida Karina välja tõi, et Canva, Befunky, Iconate ja siis loovkirjutamise või Recruit Lab oli ka veel selle maandumislehtede poole pealt ja siis teksti osas, et sünonüümisünastik, eki.ee on ju siis tekstide puhul ma mõtlesin veel seda, et meie loovkirjutaja soovitas tegelikult ka Facebooki gruppides olla, et Eesti copywriterid ja Kalambuur on ka. Kalambuuri grupp on ka, et seal tegelikult teinekord mina ka olen küsinud abi, et mingisuguse asja lahti kirjutamiseks, siis väga vabalt aidatakse, mõeldakse kaasa, tekib kihvte ideid. Ja loomulikult guugeldamine ka alati, kui te tea, mismoodi sõna kirjutada, siis on see guugeldage, vaadake, kui palju seda, kas on usaldusväärsed kanalid või mitte. Ja üldse jah, ma guugeldan ka hästi palju lihtsalt inspiratsiooni saamiseks kasvõi, et see on hästi põnev koht. Nii et kanalid samamoodi selle statistika teile saadame statistika ja mõtted ka selle mängustamise osas, et saate kõik seda pärast ka järgi vaadata, lugeda. Aga nüüd hetk selleks ka, aitäh sulle Karina selle kiire kokkuvõtte eest, nende väikeste häkkide nippide eest ja teie küsimused, et siin tuli paar küsimust juba vahele. Chatis vaatan, et praegu üks küsimus on tulnud. Et kas ma saan õigesti aru, et tegelikult on nende protsentide järgi LinkedInis töökuulutuse avaldamine isegi edukam. Tegelikult LinkedIniga on see, et me oleme katsetanud seda töökuulutuse avaldamist, et nendele positsioonidele, kus inglise keel on fookuses, et seal ta läheb hästi toimima. Samas ma ütleks, et praegu ikkagi eesrindlikult Eestis on pigem Facebook, kus ikkagi teha siis kampaaniat nii, et sa tegelikult reklaamihalduris paned teatud summa raha ja ta siis sihib sul õiget sihtrühma ja Facebookis läheb reklaam liikvele ja siis sa suunadki kas oma karjäärilehele või sa suunad siis maandumislehele või sa suunad töökuulutuse peale, et võib-olla pigem ikkagi täna ise näeme praktikas, et ikkagi Facebooki pool toimub paremini. LinkedInis on kindlasti otsekontakte ka hästi mõnus, mugav, hea teha, et võib-olla kampaania puhul täna räägiksin Facebookist rohkem sellise suuna mõttes. Aga orgaaniliselt ikkagi on hea, just orgaaniliselt ehk siis mitte rahastatud. Ja mitte rahastatult kindlasti. Postitada kindlasti ettevõtted võiks olla enda LinkedIni leht, kuhu saab lisada neid töökuulutusi ja just, et seal saab ka proovida, sest LinkedIn ka on just tutvustanud statistikat, et kui sul ongi enda leht, sa saad vaadata nende postituste statistikat ja kuidas seal inimesed nende postitustele reageerivad ja seda praegu arendatakse järjest rohkem, et ma usun, et mingi hetk potentsiaal ja umbes sama süvitsi läheb kui Facebook ja siis on juba parem hinnata ka seda, et kui aktiivsed need inimesed seal on, sest ikkagi LinkedIn on üsna uus inimeste jaoks, et me teeme ka kandideerimisnippide videosid, kus me õpetame, kuidas seda kasutada, sest see on natukene segane veel, aga ongi, et kuna potentsiaalselt kasvab, siis loodetavasti ühel päeval on juba sama efektiivne see kui Facebook praegu. Siin oli lihtsalt protsendid numbriliselt välja toodud, et kus mingi vanusegrupi kasutajaid kõige rohkem on, et selle info saadame teile ka. Põhimõtteliselt ametlikult selles mõttes meie teemad on otakorral, joon on nagu alla tõmmatud selleks detsembrikuu mõnusaks ennelõunaks ja teie poolt nüüd küsimused, vastused, mõtted, andke endast märku. Need 2 küsimust olen ma siin ette lugenud, praegu vaatan korra igaks juhuks, et kas on veel mingeid küsimusi kuskilt tulnud. Praegu ei ole. Ikkagi küsitakse seda, et kuidas see Facebooki kampaania siis ikkagi toimib. Nii nagu ma ütlesin ka, et Facebookis, see just see rahastatud kampaania, et rahastatud kampaania toimib ikkagi nii, et sa fokusseerid vastavalt oma profiili märksõnadele selle kampaania, paned sinna teatud summa raha ja tegelikult saad määrata, mis asukohast sa seda värbamiskampaaniat teed.
missugusele sihtrühmale, millised on nende hobid, millised on haridused, mis erialadega nad tegelevad. Sa need lahtrid saad kõik tegelikult Facebooki reklaamihaldus kenasti ära täita ja siis reklaamihaldur hakkab ise või nende algoritmidega siis sinu postitust suunama täpselt nendele sihtrühma esindajatele, kes Facebookis. Ja siis selle reklaami saab ära ühendada siis selle lingiga, et kui inimene klikib selle reklaamile, siis kuhu ta jõuab. Et materjalid, mis nii-öelda sisendiks on vaja, ongi see reklaam ise, tavaliselt on kas pilt või siis video või mitu pilti. Mis on siis sotsiaalmeedias üleval. See on see, mida mina Facebookis kui potentsiaalne kandidaat näen. Siis samuti just sihtrühm, et kellele me suuname neid vastavalt erinevatele omadustele, nagu sa just ütlesid, ja siis see link, et kuhu ma siis lõpuks jõuan, et siis ongi kas maandumisleht või ütleme tööportaali kuulutuse lehekülg. Väga hea. Ja just. Tegelikult see ei ole väga keeruline vist. Mina kartsin ka kunagi seda väga-väga, kui see tuli, et vanasti oli see, et värbamine on nagu selline müügifunktsiooni ja suunitlusega, sest täna on tegelikult värbamine ikkagi müük ja turundus koos ja turundusest ongi tulnud need samad tööriistad, need samad kanalid, sõnumid, sihtrühmad, et sellepärast sai ka nagu sellega võrrelda. Nii et aitäh teile igatahes meie poolt. Vaatan, et kui veel siin mingeid küsimusi tuleb, siis me jääme 5 minutiks siia online'i. Kirjutage, joonistage, nagu ma ütlesin, kui kohe ei tule, siis saatke meile meilid, meil on info olemas. Karina ja minu kontaktid samamoodi saadame teile. Väga mõnus, ma loodan, et te saite mõned keskkonnad, mõned suunised, mõned mõtted, võib-olla kui online'is mitte, siis näiteks füüsilisel kujul, et natukene mõtteainet siia hommikupoolikusse. Aitäh teile, et te võtsite vaevaks siin mõnusalt detsembrikuu hommikul tulla olla meiega. Suhtleme kindlasti, mõnusat päeva jätku teile. Loodan, et oli asjalik webinar teie jaoks. Ja ma ei teagi, mida sina tahad soovida meie vaatajas-kuulajaskonnale? Olge julged. Olge julged, vaadake statistikat, lihtsalt suhelge, küsige küsimusi, kui ei tea midagi. Google on parim sõber, päriselt, et saab nii palju ägedat informatsiooni. Muidugi ja peab olema kriitiline, vaatan võimalikult palju erinevaid allikaid, aga tegelikult jah, et kui olla uudishimulik, siis vastused on igal pool olemas. Kõne või siis selle trükkimise kaugusel, et kuhu iganes otsustate. Kuulge, super, aitäh teile. Meil oli mõnus sisukas hommikupoolik. Saadame teile materjalid samuti. Olge ikka meiega, kui ma arvan enne ei kohtu, siis uuel aastal uue hooga ja selleks aastaks meie tõmbame webinaridele joone alla. On olnud mõnus aeg, on uued kogemused omandatud siin, et enam ei näe näost näkku, tuleb veebi vahendusel suhelda. Et aitäh teile kõik, kes te meid olete kuulanud. Mõnusat hommikupoolikut, mõnusat päeva, nautige ja mäletate, ärge ära unustage, kus kanalis teie sihtrühmad on, millised võiksid olla sõnumid ja siis defineerige kindlasti kõigepealt, et kellele te üldse neid sõnumeid suunate, mis kanalist. Nii et kui on abi vaja, andke märku, meie oleme olemas, nii nagu Karina ütles, kirjutamise või siis telefonikõne kaugusel. Super, mõnusat päeva teile, aitäh kuulamast, näeme peatselt mõnusalt detsembrikuu jätku meie kuulajatele. Aitäh! Head aega. Oleme siin siis veel, et kellel ikkagi veel küsimusi tekib, võtke julgelt ühendust. Ka meile saadetakse aitäh, oli praktilisi näpunäiteid, aitäh teile ka veel kord ja nagu ma ütlesin, rakendage asju, et ega muidu ei saa teada, mis toimib. Ja trial error lihtsalt tuleb proovida. Mõnusat päeva, aitäh jagamise eest. Palun, võtke heaks, see eesmärk oli, et natukene valgustada seda värbamiskampaania telgitagust ka. Ja mõnusat kohtumisteni. Loodetavasti õige pea, eks me anna teile märku, kuidas ja mismoodi. Aga siin veel teiega circa 3 minutit ja praegu hetkel uusi küsimusi, vastuseid, arutelusi mina vähemalt ei näe siit. Tundub, et ju siis said praegu hetkel küsimused otsa, nii et väga vahva, aitäh teile veel kord. Panen mute'i peale meid, kui tekib küsimusi, võtan mute'i pealt ära, aga seniks kõike mõnusat teile.